Hei, täna ma tahaksin jagada teiega 4 väga põnevat teemat, mis on mõni neist ainet pakkunud juba viimased 6 aega, kuid digiblogis ma ei ole seda digikursust sellepärast kajastanud, kuni see saaks omale lõpliku lahenduse. Nimelt esimene neist ongi iPhone 4 ehk siis uue iPhone'i, mis välja tuli antenni probleemid, millest kõik räägivad. Sest nii tehnikablogid, isegi telesaated Top Gear või David Lettermani show USA's räägivad sellest, Consumer Report blogi, ajalehed New York Times, kõik võtavad sellel teemal sõna ja püüavad leida sealt mingit uut lugu. See on karm teema firmale, kellest juba mõned või viimased aastad on räägitud ainult head ja paremat ja toodud eeskujuks ja olnud nagu tehnikasaate esirinnas. Aga nüüd tuntud kui Death Grip või surmahaare on saanud neile võib-olla saatuslikuks, võib-olla lihtsalt väike tagasilööga või hoopis uus võimalus. Nimelt 22 päeva tagasi, ehk umbes 3 nädalat tagasi, kui iPhone välja tuli, sai ka Apple, mõni väidab, et Apple teadis seda juba varem teada sellest, et selle telefonil 2 antenni lühistades, mis asub all vasakus nurgas, telefoni signaal kukub nulli ja võib-olla kaotad kõne. Sama teema oli üleval ka Nexus One, kui tuli välja Google'il, et kui hoiad seda alt servast tugevalt, siis kaob levi ära. Mina olen Nexus One'i omanik olnud, seda kogenud pole. Samamoodi puudutab tegelikult ka see iPhone'i 4 mure tegelikult väga väheseid. Apple saatis välja, kuidas Apple selle reageerinud on? Ta saatis välja kirja esimesena, kus ta kirjutas lahti, et see on viga tuleneb sellest, et kõik nende telefonid, ka eelmised ja ka iPad arvutavad signaali tugevust valesti. Ehk kui ta näitab, et on täispaarid, siis tegelikult see võid olla ka väga nõrga leviga piirkonnas. Ja kui see kinni võtad, siis see esineb kõikidel telefonidel, et see levi natuke väheneb. Ja kui see nagu üldsust ei rahuldanud ja kisad läks veelgi suuremaks ja leiti, et Apple karminud vastu leidsi, et Apple peaks kõik telefonid tagasi kutsuma, kuid seda siiski ei tehtud. Eile toimus Apple'il pressikonverents erakorraline, mille Steve Jobs ise läbi viis presentatsiooni ja hiljem oli küsimuste-vastuste voor, kus jagati rohkem selgitust. Nimelt nad tegid ise katsed ka teiste telefoniga, nii Nokia kui ka RIM-i softil jooksva telefoniga, BlackBerry'ga ja ka Androidiga, HTC telefoniga. Kõigil neil esines sama viga, et kui võtta kinni kõvasti tugev grip, siis antenn või signaal kaob ja kõik paarid kukuvad nulli. Ehk see on nagu mure kogu kõikidel smartphone'idel. Samas Apple Care on helistanud ainult 0,55% kõikidest iPhone'i 4 ostjatest, mis on täiesti üli väike number. Telefone on tagastatud 1,7%, mis võrreldes iPhone 3GS-iga, mis on eelmine telefon, on 3 korda väiksem. Ja ütleme, mis kõne põhimure on see, et kõned dropivad ehk kõne katkeb ära. Siis neid on iPhone 3GS-ist küll rohkem, aga vaid vähem kui 1 kõne ühe 100 kõne kohta, mis tegelikult ei tundu nagu üldse suur mure, aga kõik ju tahavad saada head lugu ja palju lugejaid ja seetõttu nad sellest räägivad. Nii et see on tegelikult suur õppetund Apple'ile ja samas nad tõid ka välja mitmeid lahendusi. Kui ei meeldi, too tagasi, väga lihtne. Kes on juba ostnud ja loobuda ei taha, siis Apple annab välja ka tasuta kaitseümbriseid. Aga mis kõige huvitavam, Apple on müünud 3 miljonit telefoni 3 nädalaga ja müra selle ümber on võib-olla just sellepärast liiga palju olnud. Ja ma arvan, et tegelikult see on see, mis on näitaja, mitte see, et antenniga on mured. Aga see jääb igaühe enda otsustada. Vaadake ka siit alt videost, millega pressikonverents algas ja millega ma arvan, Apple'i uudist on hea lõpetada video Apple'i antenni issuedest ja igaüks saab lõigata väikest tulu sealt. Näiteks üks Brian Maupin USA'st, kes tegi iPhone 4 versus Evo 4G, mis on Androidi uus selline lipulaev, võrdles neid sellistes koomiksvideodes ja ta sai ka Paramount Movieselt omale nii-öelda kutse sinna või nemad tundsid huvi tema vastu, nii et mõned lõikavad ka sellest kasu, vaadake neid siin samast video alt.
Aga teine uudis, millest teiega rääkida tahan, on see, kuidas Wi-Fi ja kõik programmid jõuavad autodesse. Lennukitesse on juba installeeritud iPadi või siis lennujaamadesse, check-in'i süsteemidesse, osad plaanivad panna sellega personal siis meelelahutusprogrammi sisse, sinna peatugede sisse, mida olete näinud. Wi-Fi on juba olemas lennukis, ka Apple'i FaceTime kõnet tehtud lennukist. Täna on uusi uudiseid tulnud ka mitmelt autotootjalt. Mäletate, ühes videos rääkisin, kuidas autotootja paneb kasutusjuhendi iPadi. Täna tuli välja BMW, õigemini juba mõned päevad tagasi, iPod Out võimaluse, kus nad loovad BMW sisse juba iPodi nii-öelda interface'i, kus sa saad kasutada neid samu enamikke programme, kuulata muusikat ja kõike seda, mida iPod pakub. Ehk võib-olla tuleb ka igasuguste programmide arendajatele võimalus ka autodele programme luua, mis oleks väga lahe lahendus läbi siis kas iPodi või miks mitte tulevikus auto oma arvuti. Ja Subaru tuleb välja järgmise aastal 2011. aastast pakub oma autodele võimalust autosisene Wi-Fi võrk luua. Nii et varsti oleme me igal pool ühenduses, olenete sellest, kas sa oled autos, lennukis, kodus, kontoris või maa peal, nii et see on väga lahedad asjad tulevad. Ja on ka kuulda olnud, et mõned autod on hakanud oma sisearvuteitel kasutama Androidi softi. Nii et vaatame, mis lahendusi veel tuleb. Ma usun, et praegu on see aeg, kus insenerid väga palju tegelevad sellega. Kolmas uudis, mis tuleb Google'i poolt, on see, et Google lõi huvitava arendusega, mis esmapilgul võib tunduda lihtne ja labane ja mitte eriti suurt väärtust loob, aga siiski minu pärast päris kaval lüke, nimelt Google App Inventor, millega saab igasugune programmeerimist või kujundust mitte teav inimene luua Androidile programmi, seda oma telefoni peal kohe katsetada ja ka see kohe sinna Android Marketisse üles lasta. Kindlasti paljud arvavad, et see toob kaasa mingisuguste mõttetute ja sisutühjade äppide loomist, kuid tegelikult ma arvan, seal on väga palju kavalam, et esiteks nad saavad sellega oma marketi väga palju suuremaks, kus kogu võrreldakse, et Apple'il on 160 000 äppi ja neil on ainult, nad just läksid üle 100 000 piiri, aga palju vähem äppe. Kindlasti nad võivad sellega mööda minna, et nende äppide valik on suurem, mis tõttu nad loodavad saada uusi kliente Androidile. Ja isegi kui sealt ei tule asjalikke äppe, siis kindlasti tulevad inimesed, kes on selle Androidiga harjunud ja kes võib-olla tulevikus, kes seal ja nüüd ei oska programmeerida, õpivad programmeerima, nad on juba harjunud sellega ja nad hakkavad ka tulevikus Androidi kasutama. Ehk see toob kindlasti inimesed Androidile lähemale ja võib-olla see muudab ka Androidi kasutaja sõbralikumaks, mis on suur põhjus paljudele inimestele, et ta ei paku sellist tuge nagu iPhone. Nii et ma arvan, et Apple samuti peaks seda kindlasti üsna tõsiselt võtma, sellepärast, et see on ikkagi minu meelest päris tugev samm äppides edasi, et igaüks saab kodus oma laua taga äppi luua. Muuseas, Google'iga seoses tõid Androidi marketile huvitava programmi, mis on OpenSpot, kus saad ära märgistada vaba parkimise koha ja teised näevad, seal vabanes parkimiskoht ja sa saad selle äppi peal kohe sõita sinna parkimiskohta ja panna, et see on kinni. Ja samamoodi, eks siis see on kasutajalt kasutajale, aga see on päris lahe lahendus minu meelest, kus suurlinnades tihti on raske leida parkimiskohta. Huvitav fakt veel lõppu teile. Kui mäletate, digikuru algusajast rääkisin asukoha põhistest teenustest. Täna on need mitmeid kampaaniaid toimunud, Starbucks on olnud üks suur pioneer nendel ja need on olnud väga edukad. Faktiliselt tooks välja Domino ja Foursquare, mis hiljuti avaldati. Nimelt on Domino Pizza, on pizzatootja, kus saate internetis tellida, on kasutanud oma profit 29%, mis on 26 miljonit dollarit. Pizzamehed leiavad, et selle taga on Foursquare'i igasugused sotsiaalmeedia algatused. Nii et igasugused kampaaniad seal toovad väga suurt tulu. Kui näiteks lähed pizzasse, tšekid ennast seal sisse telefoniga, sa saad omale tasuta eelroa või siis kui saad omale mingi staatus, et saad juba kuldklient või major, siis sa saad iga kord omale tasuta pizza näiteks. Lahendusi kui palju ja lojaalseid kliente tahavad ju kõik endale, nii et kasutage seda uut võimalust. Uute nägemisteni, tšau!